Tere kuulama uudiseid, stuudios Rohke Debelak. Riigikogu hakkab arutama seaduseelnõud, mis annaks inimestele võimaluse elada alaliselt mitmel erineval elukohal. Praegune kivinenud seaduslik seisukoht, et inimene elab korraga ainult ühes kohas, on eelnõu autorite sõnul vananenud. Probleem ei puuduta mitte ainult valimistel kandideerimist või valimist, vaid on laiem. Tegusematel inimestel on mitu elukohta, on ka mitu peret. Väheneva rahvastikuga riik ei saa endale ühekülgsust lubada, seisab eelnõu seletuskirjas, milles märgitakse, et juba lähemas tulevikus võimaldavad seadused mitte ainult mitut elukohta, vaid ka mitut identiteeti. Üks ja sama isik võib siis soovi korral olla Tallinnas Kalle, Pärnus Mati, Tartus Jelena. Kodanikule väljastatakse soovi korral ka mitu isikutunnistust. Sageli tunnetavadki inimesed, et nende sees elaks korraga nagu mitu täiesti erinevat inimest ja uus seadus lubab nad vabadusse ja Eesti rahvaarvu kergitada aastaga 2 miljoni inimese võrra, märgitakse seletuskirja lõpetuseks. Valitsus aga teatab, et Tervisekassa puudujäägiga tegeletakse, lahendusi otsitakse. Alates uuest aastast näiteks käivitub uus ravijärjekorda registreerimise kord ja inimesel on võimalik kohe sündides ennast ravijärjekorda panna. Keskmiselt soovitataksegi ennast kirja panna umbes 90 erineva haiguse ravijärjekorda. Kui inimene on kohe elu alguses ennast pannud ravijärjekorda, siis kunagi aastakümnete pärast, kui järjekord temani jõuab, ongi suure tõenäosusega ühe või teise haiguse nähud tekkinud. Kui ennast varakult järjekorda panna, siis on võimaluse peatselt ka abi saada ja muudatusi on veel. Koht ravijärjekorras muutub alates uuest aastast päritavaks, mis tähendab, et kui inimene siiski ei jõua oma järjekorda ära oodata, siis saavad temale mõeldud ravi kasutada tema lapsed. Nii nagu paljud haigused on päritavad, nii saab päritav olema ka koht ravijärjekorras, teatab valitsus. Suure tõenäosusega võtab Riigikogu täna vastu valitsuse poolt esitatud valimisseaduse muudatuse eelnõu, mis näeb ette alalise valimiseelse olukorra kehtestamise kogu riigis. Valimiseelsel perioodil suhtlevad poliitikud aktiivselt rahvaga, küpsetavad pannkooki, jagavad meeneid ja lubadusi, kuidas inimeste elu paremaks muuta. Poliitik on inimeste keskel, kuulab nende muresid ja inimesed saavad südamelt ära rääkida. On lootusrikas ja suhtlemist täis aeg ja tekib tunne, et poliitika ja rahvas on teineteisele väga lähedal ja tegelikult on kõik võimalik. Kõikideks asjadeks on järsku raha ja jääb ülegi. Kui valimised aga läbi, siis jätkub kõik ikka vanas vaimus ja ootusrikas meeleolu asendab pikkamise tavalise pettumusega. Kui riigis on kogu aeg aga valimiseelne aeg, siis tekib sidusam ühiskond ja kõigi tuju on kogu aeg hea ja pettumust ei saagi tekkida, sest kõik hea on alles ees, märgitakse eelnõu seletuskirjas. Ja samal teemal viimased salajase arvamusuuringu tulemused näitavadki, et poliitika praegu ei huvita inimesi. Inimeste hulk, keda poliitika ei huvita üldse, on viimase aastaga kasvanud 10% võrra. Samas aga ei ole uuringu autorite sõnul muretsemiseks ka palju põhjust, sest paralleelselt tehtud uuringust selgub, et inimesed ei huvita ka poliitikat ja aasta jooksul on ka 10% võrra kasvanud nende poliitikute arv, keda inimesed ei huvita enam kohe üldse. Inimeste ja poliitika huvide täielikku lahknemist prognoositakse siiski alles järgmise aasta lõpuks. Eetris olid uudised.